siin Karlovas ma võin öelda, et mul üsna vähe külalisi käib, et siin on nagu rohkem selline, ma ei ütle, et erakluse aeg, aga võrreldes Supilinna eluga väga rahulik aeg, mis puutub siis külalistesse, tramburaidesse, aga on üks koht, mis jääb siis Supilinna ja Karlova vahele. Ja see on kesklinn, ehk siis Karlova poolt vaadates alllinn. Ja alllinna ma ikkagi satun, et olen ka veidi töölisklassi päritolu ja mul on ikkagi see, kui on reede õhtu, siis käivitub teatud mehhanism ajus. Tunnen ürgset tungi minna alllinna. Aga alllinnaga on see, et seal on mõnikord siis veinilokaalides see, ja see on korduv mulje, et tulevad mingi teatud tund Emajõest jõevaimud ja võtavad minu keha üle ja siis hakkavad minu kaudu omavahel teiste inimestega vestlusi arendama, et näen, et juba minu vastas istuv veinisõber on ka jõevaimu poolt üle võetud. Ja siis on need jutud juba hoopis teistmoodi ja päris kummalised. See ei ole hea ega halb, aga selline vaimude elu seal kuidagi käib ja nii käib see vahel hommikuni välja. Ja kui nad on saanud, mida nad on tahtnud, siis nad lähevad jõkke tagasi ja mina ronin väsinuna siis siia Karlova mäkke üles tagasi ja puhkan end jälle välja. Võib öelda jah, et pool aega on maal kirjutatud ja loodud ja pool aega ikkagi Tartus ja võib ka öelda niimoodi, et maal mõnikord tulevad eemal olles Tartust teravamad nägemused, ehk siis eemal olles kui Tartus päris koha peal olles. Ja võib-olla ka on see niimoodi, no näiteks siin on üks lugu Imat ja vanadus. Ma loen siit ühe väikese lõigu. Imat ja vanadus. Ülikooli kohviku lävel ilmus isand vanadus. See oli umbes 50-aastane valgete harjasuuste ja kullinaga mees, seljas hall ülikond ja tumesinine päevasärk. Toetanud vasaku õla vastu uksepiita ja jäi isand vanadus käed risti rinnal saalis olijaid silmitsema. Neid polnud seal just palju, aga ka mitte vähe. Teiste seas istus tuntud maastiku arhitekt Imat Suuman. Imat aimas pead tõstes kohe kellega tegu, kui mitte muu, siis terasalli pilgu ja vaskse kõrvarõnga järgi tundis tohtliku isanda ära. Aga ei sai ometi olla, et ta minu järele tulnud, mõtles ta, sest kohvikus istus temast vanemaidki inimesi. Isand vanadusel aega oli, ta silmitses saalis istujaid rahulikult ja kaua, ulatus ühele lapsele naeratades tagasi palli, mis tema juurde veeres. Vaatas korra aknast kuhugi kaugus ja naelatas siis oma pilgu äkki Imatile. Et hiljem polnud maastikuarhitektil enam kahtlust, kes on välja valitu. Vaat see Imati ja vanaduse selline kujund, et erinevad siuksed sümboolsed tegelased ja teemonid ja vaimud, need on ikkagi enamasti Tartus siin välja kujunenud. Ja nad on üsna niisugused orgaanilised ja algupärased. Et nendega on plaan ka edasi tegeleda. Ja nad siin aastatega joonistuvad järjest teravamalt välja. Mis suunas asi edasi edeneb? Et nüüd ma arvan, et praeguseks on kirjutatud päris palju jutte. Et praegusel hetkel ma kirjutan rohkem luulet ja on plaanis kirjutada üks romaan, milles pool tegevust toimub Tartus, osaliselt Karlovas ja pool siis siit väljas. See on omamoodi autobiograafiline, omamoodi mütoloogiline. Aga ma liiga palju ka ei taha rääkida, sest ebausk ei luba lasta saada enne valmis. Ja noh, niimoodi umbes läheb.